No tšau, pole ammu nüüd sinuga juba suhelnud, juba peaaegu 8, 9 või 10 päeva, ma isegi ei tea. Ja paljud inimesed on huvi tundnud, et kuidas mul vahepeal läinud on, et mis saanud on. Et siin olid just paljased näljas ja kusagil tühermaal, et mis saanud on. Ja, ja aitäh kõikidele, kes on vahepeal kirjutanud mul meilile, et väga-väga ägedaid, inspireerivaid, toetavaid, julgustavaid kirju olen saanud ja mis teeb südame sees soojast. Suur aitäh teile kõikidele, kes kaasa elate ja päris paljud inimesed tunnevad ka siis nii-öelda huvi ja ma mõtlesin, sellega tekkis nii-öelda mõte, et ma pole ammu korraldanud ühtegi kokkusaamist ja kus saaks inimestega kokku ja siis räägiks. Aga see annab nagu hea võimaluse, kuna nagunii see on saanud sellist avalikku tähelepanu, siis jumala kõva oleks rääkida ju laivis inimestele, milline seiklus see on olnud nagu sealt maalt siiani, mis on toimunud, kuidas, mis pöördkäigud, kuidas on asjad hakanud liikuma. Ja jumala palju on hakanud liikuma, selles suhtes selgust tuleb iga päev ja isegi see eratrenni asi, mis ma eelmises videos mainisin, et nii-öelda millele ma ei saanud siis pabereid teha ja Töötukassa kaudu. Et ja leidsin teistsuguse lahenduse, kuidas ma saan teha sama asja, aga lihtsalt kasutame siis teisi sümboleid. Ja. Tants näiteks ja tants. Ja. Kui sa tahad tantsima tulla minuga, ja, siis selleks on võimalus, ja, et võid kirjutada. Ühesõnaga, see sündmus toimub 7. märtsil Järvamaal kell 7 õhtul. Ja, et kui sa oled huvitatud kuulama, milliseid erinevaid seikasid ma läbi on teinud, milliseid erinevaid taipamisi olen saanud, siis kirjuta mulle meilile william.koval1@gmail.com. See on see YouTube'i lisainfos on ka see sama meil olemas. Kui sa oled huvitatud, siis ma saan sulle täpsemad andmed või mis toimuma hakkab sellel siin ütleme lähipäevadel. Ja. Et üks suur asi või üks suur taipamine, mis on tekkinud selle ajaga, vaata, et kui ma hakkasin sealt auto juurest ära minema, ja kui ma hakkasin auto juures, sul ei ole mitte midagi, sul ei ole põhimõtteliselt, sul on ainult need riided, mis sul seljas on, sul ei ole mingit plaani, sul ei ole mitte midagi, ja sul on nagu null. Ja selline ekstreemteadmatus, kuidas minna sealt ekstreemteadmatusest nüüd edasi. Ja ma sain aru, et ainus variant mul on oodata ja kuulata, mida mu keha ütleb mulle. Nagu mis mu intuitsioon või kõhutunne ütleb. Ainult nagu saada ülihea kontakt sellega. Ja siis minna selle järgi, kuhu iganes see tahab mind viia, siis sinna lähen. Ja sa ei kujuta ette, kuhu ta mind praegu toonud on, mis on toimuma hakanud järsku. See on, ma ütlen, kõrgemad jõud toetavad lihtsalt. Ja ma näen, et meie suur osa, enamus osa meie probleemidest nii kollektiivsel tasandil kui ka isiklikul tasandil ongi sellest, et meil on ühendus kadunud selle intuitsiooni või kõhutundega või sisemise kompassiga või nimetame, kuidas keegi tahab, jumalaga meis ja ta räägib läbi tunnete. Sellega on ühendus kadunud. Ja kui sellega ühendus kaob, kuidas ta ära kaob kõigepealt, on teiste inimeste vajadused ja mõtted ja soovitused ja suund, ja mis tuleb nagu teistelt inimestelt. Me hakkame usaldama teiste inimeste mõtteid rohkem kui oma sisemist kompassi. Ja siis see sisemine kompass nii-öelda hääbub ja me hakkame mõistusega minema, kuhu arvame, et tuleb minna mõistusega hakkame valikuid tegema ja elus. Ja see juhatab meid rappa
isiklikul tasandil samamoodi ja siis sellepärast ongi nagu paljud inimesed on eksinud elus, no mida ma töötan siin kusagil mingis kuradi vabrikus, teen seal ühte liigutust iga päev ja hing reaalselt nutab ja täielikult masendus, lähed koju, tõmbad pudelil punni pealt ära ja kukud lämmatama oma seda sisemise kompassi häält veelgi ja siis jooksemegi oleme õnnetud, ma ütlen, kes sööb antidepressante, kes teeb mis iganes ta teeb, et tuimestada ennast, et on mindud vastu sellele sisemisele kompassile või intuitsioonile või mida meie tunded räägib, mida meie keha räägib, meil on kehaga kontakt kadunud, me ei oskagi enam kuulata keha. Kuna kõik ütlevad, et kuula oma mõistust, kuula oma mõtteid ja mõtle kõik välja, kõik vaja välja mõelda kõike arvates. Ja siis jooksemegi isegi, ei kuula, tunne ütleb, et näed, et tahaks lauljaks saada ja et tunned, et kirg tõmbab sinna poole, et sa peaks nagu laulmisega tegelema või kes mingi luuletamisega või kes ettevõtte juhtimisega, aga kui sa seal vabrikus seda ühte sama liigutust teed, siis no pole imestada, et inimesed masenduses on. No. Ja praegu ma näen, et toimubki nagu väga paljudel inimestel eraelus siin sellel põleva hobuse, mis ta oli, see põleva hobuse jooksev hobune selle aasta. Ja, et praegu et hakkavad toimuma inimestel korrektuurid ja ka kollektiivses plaanis toimuvad korrektuurid, et vanamoodi edasi ei saa enam, me ei saa ignoreerida oma seda intuitsiooni enam, lihtsalt, et see muutub liiga valulikuks, liiga valus hakkab ja siis hakkab minema igast või põlema minna igast autosid asju. Ja, et mis iganes vormi see võtab, nagu sees hakkab karjuma sul midagi. Kuuled, see ei ole sinu teema, liigu edasi. Ja siis see intuitsioon hakkab juhatama, kuhu poole see peaks liikuma ja seda ma olengi hakanud jälgima nüüd. Seda ma jälgingi ma järjest vähem ma püüan mõistusega teha valikuid. Nagu niimoodi, et keegi küsib midagi, mida siin tegema peaks. Ma ei hakka, ma mõtlen veel, ei. Vaikus, ootan vastust. Põmm ja tuleb teadmine. Tuleb teada täpselt kohe viskab kogu kaardi lahti, mis tuleks teha. Ja seda häält jälgides ma olengi jõudnud sellesse punkti ja jumala ägedad asjad on hakanud järsku juhtuma, kui hakkad seda sisemist, kui ma hakkasin seda kompassi jälgima. Elu on palju lihtsam, no sa ei pea mõtlema, kas see on õige või see on vale või tunned ära, järjest elavamaks läheb see tunne. See sees, mis ütleb, mis on õige ja mis on vale. Aga jah, meil on see kollektiivses plaanis ja isiklikus plaanis on see, me oleme rappa läinud, see hääl on suht tasaseks muutunud meie sees. Aga ta on olemas, ta on võimalik uuesti ellu äratada. Ja praegu need selles suures pildis, mis toimub, mis nihe toimub, see toimub meie kõikide elud nihutab paigast ära ja siis annabki hea võimaluse davai, jumal, intuitsioon, elu, kõhutunne, sisemine kompass, kõrgem intelligentsus, juhata mind, kuna mina ise olen täiesti rumal jobu, ma näed, ise oma peaga ma sattusin nüüd sellesse olukorda elus ja see, mis varem oli. Näita nüüd ise edasi, mis ma tegema pean. Ja siis ongi, keegi ütleb sulle vastused ette kogu aeg, mis tegema peab. Mõistuse kontrollist nagu mõistusega ei tee nii palju valikuid enam. Ma kordan veel kord, kui sa soovid seda ägedat seikluslugu kuulata ja mis imed igal sammul mind saatnud on toores võtmes, kus ma räägin ausalt erinevatest etappidest, erinevatest tunnetest, erinevatest emotsioonidest, erinevatest keerdkäikudest, siis 7. märts Järvamaal kell 7 õhtul.
ja täpsem info siis william.koval1@gmail.com. saada mulle kiri, ma vastan sulle paari päeva jooksul ja siis saame kokku. Vaata, mis seal on erinevaid võimalusi, mida teeme. Mõne asja jätame üllatuseks. Jah. Vaat. Kuule, aga selge, ma soovin sulle kõik imelist, et su hinges oleks järjest rohkem rahu, turvatunnet, rõõmu, armastust, tänulikkust, lahkust. Et sa tunneksid ennast tugevalt ja sind saadaks usk. Ükskõik mis olukord ka ei oleks, igast olukorrast on olemas väljapääs. Vot, kuule, aga selge, ilusat õhtu või päeva jätku sulle.